Võrrandi lahendamine Horneri skeemi abil. Ülesanne 2. Lahenda võrrand x kuubis liita x ruudus liita 20x pluss 78 võrdub 0-ga. Vaatame võrrandi kordajaid. Pealiikme kordaja on 1, ülejäänud kordajad on kõik täisarvud. Seepärast võrrandil murdarvulisi lahendeid pole ning kõiki ratsionaalarvulisi lahendeid peame otsima vabaliikme 78 tegurite seast. Need on +-1, +-2, +-3, +-6, +-13, +-39 ja +-78. Moodustame Horneri skeemi. Horneri skeemi esimesse ritta alates teisest veerust kirjutame võrrandi kordajad. Need olid 1, 1, 20 ja 78. Et võrrandi kõik kordajad olid positiivsed, siis on ilmselge, et positiivne lahend võrrandi lahendiks ei sobi. Niisiis alustame otsimist negatiivsete lahendite seast, ehk siis arvu 78 negatiivsed tegurid. Alustame arvust -1. Kas -1 sobib võrrandi lahendiks? Lahendi kirjutame kolmanda rea esimesse veergu, pealiikme kordaja toome -1 kõrvale ning reas liikmed korrutatakse, veerus liidetakse. Niisiis 1 korda -1 on -1. Tulemuse kirjutame järgmise võrrandi kordaja alla. 1 liita -1 on 0. Tulemuse kirjutame viimasesse ritta 1 ja -1 alla. Järgnevalt -1 korda 0. Tulemuse kirjutame kordaja 20 alla. 20 liita 0 on 20. -1 korda 20. Tulemuse -20 kirjutame viimase kordaja 78 alla. Liidame ning saame viimasesse lahtrisse tulemuseks 58. Kui Horneri skeemi viimasesse lahtrisse tekib 0-st erinev arv, siis antud kontrollitav arv ei ole võrrandi lahendiks. Niisiis, -1 ei ole võrrandi lahendiks. Kontrollime, kas -2 sobib võrrandi lahendiks. Kolmandasse ritta, esimesse veergu -2. Pealiikme kordaja toome -2 kõrvale. Reas korrutame -2 korda 1. Tulemuse kirjutame järgmise kordaja alla. 1 liita -2 on -1. -2 korda -1 on +2. 2 korda 20 pluss 2 on 22. -2 korda 22 on -44. Ning viimaks 78 liita -44 on 34. Et viimasesse lahtrisse tekkis 0-st erinev arv, siis -2 antud võrrandi lahendiks ei ole. Kontrollime -3. -3 korda 1 on -3. 1 liita -3 on -2. -3 korda -2 on 6. 20 liita 6 on 26. -3 korda 26 on -78. Ja viimaks 78 liita -78 on 0. Et viimasesse lahtrisse tekkis 0,
siis -3 on antud võrrandi lahendiks. x1 võrdub -3-ga. Järgnevalt kasutame ära Horneri skeemi seda asjaolu, et viimases reas tekkinud arvud ei ole midagi muud kui jääkvõrrandi kordajad. 1, -2 ja 26 on jääkruutvõrrandi kordajad. Seepärast algset kuupvõrrandit me enam Horneri skeemiga lahendama ei pea, selle asemel kirjutame välja jääkruutvõrrandi ning lahendame selle juba ruutvõrrandi lahendite valemi abil. Antud juhul ülejäänud 2 lahendit reaalarvulised ei tule. x2 on 1 liita 5 i-d ja x3 1 miinus 5 i-d. Nendime, et mittereaalsed lahendid tulevad alati paari kaupa kaaskomplekssarvudena. Ning nendime, et arvu, mille ruut on -1, nimetatakse imaginaarühikuks ning tähistatakse tähega i. Võrrandi lahendid on -3, 1 liita 5 i-d ja 1 miinus 5 i-d. Tänan tähelepanu eest!